ekskavaatorid näevad siis. Mis nad teevad huvitav? Kaevad mäe otsas, miks sa mäe otsas kaevad? Nad teevad ise ehitatud vulkaani äkki. Nad panevad mingit seda... Märki, Age. Age. Sõi. Tere! Me jõuame tunni aja pärast Melbourne'i. Kaua sõitnud oleme? Ma ei tea kaua, aga me oleme sõitnud 383 kilomeetrit. No, circa 5,5 tundi pidime sõitma Melbourne'i. Ja 4,5 siis oleme sõitnud umbes. Good job. Meil on treppokass ka veel staffi täis. Võtsin meie majutajad sponsoreerisime paari asjaga. Aga me käisime täna esimesel või nagu sellel firma jõulupeol. Ja või tähendab, see oli nagu Christmas lunch, as they say. Saime õltsi, mina ei olnud. Ja seal oli lammas ja liha, kana oli mega kuiv, mina ei võtnud kana, võtsin lamba, see oli päris hea. Ja siis saime kingitused. Kingitus tegelikult nagu muidu firma töötajatel on nagu 2 asja. Ja saime ühe neist. Et üks asi oli seljavõtt, selle me saime ja teine asi oli $100, seda me ilmselgelt ei saanud. Mingi kinkekaart $100. Ma mõtle tegelikult palju seal inimesi on mingi 50 ikka igal ajal, no 5 tonni tegelikult. Ja siis me nägime ka teisi backpackereid, veel on üks paar argentiinlased. Ja no, aga me oleme ikkagi esimesed, kes see aasta, see hooaeg. See hooaeg. Ma tegelikult ei tahtnud firma nime öelda, aga ütlesin. On pärast peab piibu peale. Ja näete veits viuse. Vau! Selle ma küll lõikan eraldiselt välja, see oli päris hea klipp. See nii kauaks teda oli. Ja siis jõulupeal põhimõtteliselt me olime mingi 1,5 tundi, siis me läksime koju, pakkisime oma viimased asjad ja asusime teele ja nagu see on olnud nagu, ma ei tea, mul nagu ma ei ole nagu roolis, nii et mul ei peaks nagu nii heavy olema, aga mul on väga heavy. Sest et ma läksin 10:30 magama, pidime kell 6 täna tööl olema ja siis ma magasin 5,5 tundi ja nagu it hits. Tööl ei olnud midagi, aga nüüd sellega siin me tegime ühe peatuse ka ühes, ma mäletan, mis linnas me tegime. Ja Rando käis sirutas ennast värk-särki, aga ma ei saanud. Ma ei suutnud sirutada, ma olen liiga väsinud sirutada. Ja siis jah, ühesõnaga plaan on siis selline, et täna ja homme õhtud on me planeeritud, lähme hotelli Melbourne'i ja siis käime naudime seda linnamelu värk-särki ja siis sealt pühapäeval paneme edasi Great Ocean Roadi tegema. Ja siis sealt on veel nagu see marsruut on meil olemas, aga mitte peas praegult. Ja Great Ocean Road on ka 2 päeva juba. Ma arvan, et me võime isegi 3 päeva seda teha või 4. Vaatame. Sest me tahaks Canberras läbi käia värk-särk, aga ühesõnaga kogu see road trip, see 2 nädala värk lõpeb lõpuks Sydneys. Ja Sydneys me oleme aastavahetuse ja siis 3.–4. kuskil seal hakkame siis tagasi liikuma Griffithisse ja siis hakkame Harvestit tegema. Nii et hetkeseisuga on meil well-deserved puhkus. Et jah, isal jõulupeal ma ei julge väga palju mingeid klippe teha, ega ma ei teinud mitte ühtegi klippi, kui ma täiesti aus. Et mis see oli? Parem osab parem. Ja siis seal oli nii palju inimesi ja seal olid bossid ja värgid ja siis olid teised töökaasad, keda me pole üldse kunagi näinud, nii et mina ei julgenud. Nii et stay tuned! Video. Ma lähen. Toi. Ja koperdaja minän.
jõudsime tegelikult eile õhtul juba Melbourne'i, nagu eelmisest klipist oli aru saada. Aga me olime nii väsinud, sest et me olime kella 6 pidime eile hommikul tööle minema, siis käisime seal jõulupeol, blablabla ja me õhtul me olime lihtsalt glad, et me jõudsime ilusasti vähemalt kohale ja täna meil on full päev. Just käisime autos, kuna meil on nii palju asju, siis meil oli mõned asjad nagu autos ikkagi jäänud. Ja siis me panime veits teistsugused riided ja nüüd meie esimene stopp on mis? Queen Victoria Market. Enamus asjad, mis me siin plaanime teha praegu on tasuta, sest et kes seda mani ikka tahab raisata. Aga võib-olla me tahame minna kuskile kõrgele, et näha linnavaateid ja näiteks, aga samas see veits hirmutav, sest et eile, kui me jõudsime sinna enda hotelli, siis me olime 6. korrusel ja kui me tuppa jõudsime. Siit peagi 7 ringi. Nii et ja täna on pilvine, kell 2 pidi päike välja tulema ja umbes 20. Ei, praegu oli 15 või 17 kraadi, midagi sihukest. 17, aga väga okei on. Nii et ja kuna meil on palju vantsi, aga siis... päris 38 ei ole. Aga vahelduseks on minust hea ja kuna me tahame linna peal käia, me lähme siin sellesse botaanikaaeda värki, siis ma arvan, et silm on täpselt paras. Kus me käisime? Mingi mälestussammas, märk, värk-särgid. Üleval vedu peal käia. Ja väga palju esimese ja teise maailmasõja aegsed memorabiiliad. Eesti käis ikka käis sõna. Ma ei tea. Seda asju, mingid lipud ja mingid igasugused asju. Vormid ja... Midagi või? Huvitav. Tasuta. Ja nüüd me näitan natukene seda majakes ka veel siis. Ja seal üleval ääre peal on näha. Meie käisime ka seal. Swag. Sa oled nii swag. Oleme. Täiega. Oma kotikesega. on siin kõige kõrgem maja, aga kõige kõrgemal korrusel selles mõttes on ülevalist on veel miskit, et üks maja on kõrgem, meist kõrgemal meest. Ja mida me ootame? Päikseloojakud ja tulesid. Ma näitan teile ka. Praegu on siuke vaade. Vaikselt õrnalt mingid tuled kumavad juba.
kus ma olen? Brighton Beachil, Melbourne'is. Mida me vaatame? Ei tea nende nimesid, aga need väiksed värvilised majad. Ja kuidas kommenteerid ilma? Kehvane, ütleme ausalt. Nagu te näete, siis võib-olla ei näe, aga nagu veits vihmane on. Väga soe ei ole. Jah. No tegelikult külm ka ei ole, tuult ei ole täna. No õnneks jah. Nii et Seegi jah. me mõtlesime, et äkki me leiame üles selle jääkalda Teidu matatud raha siin, aga ma olen suht kindel, et see on läinud ikkagi. Ja. Pluss me ei mäleta, millised boksi taha nad seda peitsid, nii et. Aga noh, võib-olla kaevame kõik majakese tagused välja, nii et üles tähendab. Nii et let's see. Äkki saame rikkaks. Aitasime ühte tüdrukute pilte teha ja saime ise ka mõne hea. Vot need on meie uued sõbrannjad. Kui tuleb metsa kämpama ja sul on sõber. Ma ei tea, kes talle süüa annab või midagi. See on mingi ämber on, aga see on ilmselt tühi, see on külmine maa. Nii et hommikuks on ta suutnud. No kus me oleme? Mida kohani ma ei tea, aga... Arlis Lighthouse. Arlis Lighthouse.
Highlight asja. Highlight house. Kohe hakkame minema sinna, ma tulin, vaatasin mingit väikest teist asja, vaata. Jep. Seda kohta. Vau, sa... Vaadake neid laineid. Täna vist ujuma ei lähe või? Kuna randomust videod ei tee, siis ma teen ise endast. Jõudu. No tarvis. Mina rando Austraalias. Great Ocean Road'e tegemas katse 2. Ei, see on esimene katse. Mis ta lööb? Ei lööbi seda. On ju? On küll jah tegelikult esimene katse, aga lihtsalt täna on ilm natuke parem kui eile oli. Eile sadas vihma, meeletult palju ja me ei saanud väga midagi kuskile sõita. Me oleme praegu natuke kaugemal, kui me eile jõudsime, mis on nagu super. Okay? See on meie surrounding. Nii, kui me jõuame sinna Lighthousene. Siis vaatame, mis seal on. Ühesõnaga, me tulime ühte koske siia vaatama ja siis no me ei arvanud, et see nagu et see nii räme langus tuleb, on ju. Ja nüüd me mõtleme, kas me siin tuleb nii rets tõus, et me ei tea, kas oleme sellel tõusul. Et kas meie pill veab välja selle siin. Vaikselt veame, ma arvan. Aga me mingit kiirust küll üles ei saa siin. Praegu meil on, ma arvan, et me saaks mingi 40-50 teise käiu, aga siis on mootor karjub. Ma aga 3. julge on. Näitan ka teile siin on 60 palju õnne. Ma tahaks teile öelda nagu mingi kraadid, aga sa näita uksest välja. Jah, siukse nurga all me sõidame. Natuke paremini aru saada. Näita minu all. Siis on nagu näha, mis asjades meiega oleme, vaata. Nagu lihtsalt nagu niimoodi.
Rando otsis mingit kohta, kus ta saaks kiirelt kõrvale tõmmata ja see koht osutus selliseks, kuidas ma nagu näitan. Ma ei teagi, no teega võtame paralleelselt siis. Ja ei, sirge, väga sirge on olla praegu tõesti. Ja teeme ees. Palun ära. Kus me oleme? Mis linnas? Teada? Lorn. Väga tubli. Math skills. Math knowledge. Vaadake, kui ägedad puud siin on tegelikult. Kuidas neid puid kommenteerid? Rammud. Arborist. Kõrged ei ole, aga vanad on. Selles suhtes, et nad on ikka suht ilusad on. Kuidagi nagu T-tähe kujulised on puud. Nagu kõige oleks panniga lapikuks löönud. Täpselt. Davai, lähme edasi. Ootasime natuke randa ka tegelikult. Pigem vähe. Hakkab ilmet võtma see siis on. Juustud läksid keskelt vist pooleks. Need on mingid suksed teistsugused juustud, mul on suke tunne. Äkki sa lõhkusid ära juustu? Ei. Siin on mega külm. See on räige külm. Ja me oleme põhimõtteliselt Otways ja see on siis Redwoodi mingi sükene väike metsajupp, mis on nagu, ma kujutan ette, et alles jäetud. Sest et kui sa oled see metsamees,
ma ei tea, kui nagu mina, ma ei tea, mitu aastat tagasi on ju. Siis ma ei vaata filmilas. Siis ma jätaks ka nendest puudest ühte igallas. Aga mulle tundub, et siin on nagu midagi tehtud, sest et siin on ütleme mingi 50 meetrine mingi sükene riba. See on selle jõekese ääres, kraavi ääres, mis on nagu alles jäetud. Ja need on ikka päris ägedad. Need on mega suured. Need on mega kõrged, jah. Ja see siia. Ma jään siia. Ma üritan näidata teile võrdluseks Vilbüksi poisiga. No, kus läksid nüüd? No vot, väga hull. Väga kõrgele ei ulata. Nii palju. Mis teed? Midagi. Great Ocean Road. Näitasin? Ei. Jah. Great Ocean Road. Almost finished. Ja 12 apostli juures oli nagu lappes. Ei soovita minna. Jah.
see on äge, aga nagu kui teile meeldib ülerahvastatud kohad, siis see on üks koht, mida vältida. Siin on palju ägedamaid, see London Bridge on äge ja siis see, kus praegu The Gorge. Või mingi muu asi. Ei, Gorge. Ei ole tegelikult, see oli mingi V-tähega algad, seal oli 2 servi või mingi 2 samasugust tähte. Ühesõnaga. Ei, see on Gorge. Sest me seda Lockparki, seda, me sellest võtsime mööda. Okei. Ühesõnaga, nagu kui rahvast poleks, siis oleks see 12 apostlit kõige nagu ägedam. Aga kuna seal on nii palju rahvast, seal on legit mingi maja ehitatud helikopteri maandumisplats, suured parklad, et see on nii nagu Lapas. rahaks tehtud, et see sinna nagu ei soovita minna. Ja, aga see on tasuta selles mõttes, aga lihtsalt inimesi liigub see palju. Aga siin. Aga kui teid lihtsalt nagu huvitavad loodus, ilusad vaated, et teile meeldib nagu looduses olla niimoodi, et kus ei ole lärmi ega midagi, siis kõik muu peale selle põhimõtteliselt, mis ümber on, need on kõik nagu reaalselt mingi alates 3 minutist kuni 15 minuti kaugusel mingid igast huvitavad kohad, nii et... Jep, nii et meie poolt Great Ocean Road saab... Läbi. Ma tahtsin hinnangut. Meie poolt ta saab... Ma annaks 9. Mis sa puud veel siis? Postid ei saanud rahvas vaikusest. Ma annaks 9, ma arvan. Okei. No ma annan... Alati on parem, aga nagu 9 on väga hea. Okei, fair point, ma annan ka 9. Aga... Mis sa muidu oleks saanud? See on saladus. Aga me lähme nüüd, kell on mingi mina ei tea 9 juba saama, sest me sõidame siit veel heits aega. Kell on 8:30. Ja siis paneme oma telgi püsti ja magame ja siis homme paneme edasi. Jep. Adios. Adios.